Tervist, head sõbrad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja taas olen kommentaariga teie ees. Täna räägin mõningatest juhtumitest, mis on pannud mind mõtlema kõvasti Eesti riigi üle ja selle vaimse olukorra üle, mis meil siin tegelikult praegu valitseb. Esimene nendest on Eestimaa Loomakaitse Liidu pooltki esile toodud juhtum, kus siis Põllumajandus- ja Toiduamet Kiili vallas hukkas veiseid, nimelt selliseid Šoti Mägimaa veiseid. Ja siin on juhtum, kuhu üksikasjadesse tuleme sisse ja natuke räägime sellest. Ja teine juhtum on, mitte juhtum, vaid juba pikemaajaline saaga siin Eestis on Rail Baltic. Nendes mõlemas juhtumis või nendes mõlemas kaasuses paljastub üks ühtne joon, mis on selline ülbe ja külm hoolimatus. Aga selle juurde tuleme tagasi saate lõpus. No nimelt, kui nüüd rääkida üldse põllumajandusteemadel, siis pean ausalt kohe tunnistama, et ega Objektiivis väga palju sellest juttu pole olnud ja loomakaitse teemadel samuti mitte. Ja erinevalt meie põllumajandus- ja maaeluministrist Henrik Terrasest, kes on kahtlemata üks kõige väljapaistvamaid ja silmapaistvamaid spetsialiste maaelu vallas, kuna ta teab, kuidas linnud häält teevad, ta oskab teha linnu häält, siis teab ta, et sead ja iseäranis metssead poegivad vähemalt 3 korda aastas ning on ta näinud ka puuladumist ja lehma poegimist maal olles kunagi pealt. Siis mina ei kuulu kindlasti nende spetsialistide hulka ja ei ole võrdväärne partner selles küsimuses kahtlemata akadeemik Terrasele, kes seda temaatikat valdab läbi ja lõhki ja kellele see maaelu temaatika on juba pikemat aega igati selline, kuidas öelda, hingelähedane olnud. Et mina kommenteerin neid kaasuseid pigem nii-öelda tavakodaniku positsioonilt avalikele allikatele tuginedes. Aga mis meil siis siin veel on? No eelkõige vähese sissejuhatusena võiksin teha ka seda, et ütelda ka seda, et kui me vaatame loomakaitse teemat, siis oleme ausad, mina kahtlemata jagan väga paljusid näiteks Eestimaa Loomakaitse Liidu põhimõtteid, aga ilmselt mitte kõiki. Ja ma olen väga selgelt sellise äärmusliku loomakaitse ideoloogia vastu. Eelkõige ma pean silmas seda, et loomi võib inimene mõistlikul määral kasvatada loomulikult, loomi tuleb, kui vaja, siis ka hukata, et saada liha, loomset proteiini peab inimene tarbima ja ma olen loomulikult selle poolt, et loomakasvatus oleks võimalikult inimlik ja humaanne ning miks ma ütlen inimlik ja humaanne, sellepärast, et see, kuidas me loomi kohtleme, räägib eelkõige meist endast, kes me inimestena oleme. Ja selline külmus, kalkus, see näitab tegelikult välja, kuhu me ühiskonnana ja inimestena ka isikutena välja oleme jõudnud. Lisa kommentaarina pean siia tooma sellise tujurikkuja teema, et kui me räägime loomakaitse teemadest, siis esimese teemana tooksin ma siia välja üldsegi mitte loomad, vaid inimesed, et kui me ei ole valmis ühiskonnas kaitsema inimest ja eelkõige ma pean siin silmas sündimata elu, neid 4000 last, kes iga aasta ema-üsas tükkideks rebitakse, siis Eestis kümned miljonid rebitakse tükkideks igal pool mujal, 100 on hukkunud. Siis tegelikult seesama kalkus
seesama külmus, seesama hoolimatus kandub edasi kogu ühiskonnale, kaasa arvatud loomakaitse teemale. Nii et sellise tõelise tujurikkujana tahan ma siia loomakaitse teema kõrvale panna kohe kindlasti ka inimkaitse teema. Need 4000 väikest last ema-üsas väärivad eelkõige meie tähelepanu. Seejärel ka loomulikult kogu ülejäänud ühiskond, kogu ülejäänud ühiskonna alad, kaasa arvatud ka loomakaitse. Et kui me seal ei ole inimesed, kes halastavad ja kui me seal seda ei pea silmas inimeste väärtust ja elupühadust, siis kindlasti kandub kogu see asi edasi loomakaitsesse ja kogu ühiskondlikesse hoiakutesse. Nii et alati tuleb siin loomakaitse kõrvale asetada ka inimkaitse argument. Aga tuleme siis selle konkreetse juhtumi juurde. Siin Eestimaa Loomakaitse Liit postitab siis selliste andmetega postituse, et oktoobri keskpaigas said 12 Šoti mägiveist Karjamaalt lahti, sest karurünnaku tagajärjel oli piirdetraat katki. Loomad püüdis kinni teine veisekasvataja, kes andis neist teada PTA-le kui ka vallale. Õigemini PTA käskis tal loomad kinni võtta. Kui tuvastati omanik, siis selgus, et tegemist pole PTA-ga just sõbrasuhetes oleva talunikuga ning tema loomadest said järelevalvemenetluse ohvrid. PTA hakkas siis tegema ettekirjutusi loomade võõrandamiseks ja sunniviisiliseks tapmiseks, kuid ei avaldanud loomade asukohta, olles ise esmalt võtnud üle nii-öelda loomapidamiskohustuse ja andnud nad asendustäitmisele. Protsessi ei kaasatud veterinaare, vaid selle viis läbi PTA uus operatiivüksus Karol Laurimaa juhtimisel. Muuseas, Karol Laurimaa on ennast tutvustanud ka kui loomade heaolu eest võitlev PTA spetsialist. Alles siin hiljuti 30. oktoobril 2025 kirjutas ta Postimehes artikli, et loom ei ole riideese, mida üksnes välimuse järgi valida, vaid loom on siis eelkõige selline olend, keda tasub loomulikult hoida ja mitte lihtsalt võtta omale, ma ei tea, kuuks ajaks paariks mõni loom ja siis loobuda temast, eelkõige koduloomadest, kui rääkida. Nii et tegu on siis Laurimaa näitel loomade heaolu spetsialistiga. Omanik, ütleb Eesti Loomakaitse Liit, pöördus oma õiguste kaitseks halduskohtusse ning kohus menetleb juhtunud praegugi. Lisaks pani kohus peale esmase õiguskaitse pöördumatute kahjude ärahoidmiseks, mida tapmine või võõrandamine kindlasti on. Kuna 10 veisel puudusid kõrvamärgid, siis tegi PTA nende suhtes julma otsuse, ehk siis veised tuleb ära tappa. Loomad ei olnud ohuks ei endale ega teistele, nad olid inimeste hoole all asendus täitmisel, nad ei olnud haiged ega ka muul moel seisus, miks oleks pidanud nad hukkama. Kuna PTA tegi Eestimaa Loomakaitse Liidu sõnul menetluse käigus palju haldusvigu, sealhulgas protokolli valele omanikule, siis viimaks ta tühistas selle ning andis välja uue protokolli ja tegi ettekirjutuse omanikule loomad tappa tähtaega 28.12.25 ehk pühapäeval peale jõule. Protokoll saadeti omanikule aga enne jõule 22. detsembril 25 õhtul ehk vahetult enne jõule. Omanikku muuses ei teavitatud Eestimaa Loomakaitse Liidu sõnul loomade asukohas seisundist ning loodi olukord, kus ta isegi ei oleks seda ettekirjutust täita saatnud. Ja mida siis PTA tegi? Neil oli teada, et uus taotlus kohtule on esitatud, kui oli omanik esitanud vahetult enne loomade hukkamist kohtule õiguskaitse taotluse, siis PTA pööras kogu selle asja ikkagi täitmisele Eestimaa Loomakaitse Liidu sõnul. Ja huvitav on siin see, et reedel
26. detsembril eelmisel aastal siis võttis ametnik ühendust inimesega, kelle hoole all veised olid ning ütles, et tuleb esmaspäeva hommikul kell 8 neid tapma. Vaatamata sellele, et veiste hooldaja pakkus välja absoluutselt kõik võimalused nende elu säästmiseks, väitis PTA, et tapmine on ainuvõimalus, rääkides tegelikult vastu iseenda tavapraktikale. Et siit postituses selgub ka, et see asendus nii-öelda kodu või farm siis nendele veistele. Selle omanik oli PTA-le teavitanud, et ta võib neid võtta kas või oma enda lemmikloomadena sinna oma enda hooldusesse ja vastus olevat olnud ei. Siin ongi see lõik. Ta väitis, et oli PTA-le pakkunud kõiki võimalusi, alates kõigilt veistelt proovide võtmisest kuni lubaduseni neid pidada terve elu lemmikloomana. Vastus oli ei. See mehe pähe ehk siis selle asenduskodu omaniku pähe ei mahtunud, sest põhjuseta loomade tapmine pole ka loomakasvataja jaoks normaalne. Ja siis tuli see, et põhjendus, et PTA peab need loomad kõrvaldama, sellepärast, et neil puuduvad kõrvamärgid. Ja siis hakkab pihta nii-öelda, vähemalt siin Eestimaa loomakaitse postitus tõlgendab seda, et PTA on selgelt topeltmoraali kasutanud ja valelik olnud, sellepärast, et PTA-l oli selle loomade endise omaniku või siis ka praeguse omaniku, aga siis selle omaniku juures, kus nad plehku panid, selle omaniku suhtes selline juba halb hoiak ja ei olnud just eriti sõbralikes suhetes selle omanikuga. Ja siis tuleb nüüd see kaasus, kus PTA ametnik Harles Kaup koos Karol Laurimaaga, selle sama neiuga, kes meile rääkis koduloomade heaolust, olid esmaspäeva varahommikul kohal ja hakkasid teostama tapmist. Veiste hooldaja oli šokis ning viimaks helistas ise veiste omanikule ja andis asukoha. Ta ütles, et nii suurt julmust, mil moel Harles Kaup ja Karol Laurimaa veise tapmisel näitasid, ta lõpuni vaadata ei suutnud. Kaup lasi siis uinuti noole ühe vasikaga veise külge ja lasi talle otsa ette Bolt püstolist. Veis kargas püsti ja ilmselgelt puudus ametnikul korrektne oskus, kogemus ja pädevus uimastamiseks. Taaskord tõmmati veis maha uinuti noolega ning taas lasti raudvarras veise otsmikusse. Veis kargas uuesti püsti, olles juba 2 korral saanud suure koljuvigastuse. Ja seda tehti siis ka 3. korral, siis andis veis alla ja lahkus elust, otsa ees umbes 3 sentimeetri läbimõõduga verine auk. Ja siin on need pildid, mis siis selle omaniku või asendushalduskodu või asendusfarmi omaniku poolt vist tehtud on. Ja siin on siis see veis sinna põllu äärde kuidagi ära tapetud, tema väike vasikas on seal juures, mürginool enda kehas. Teised veised on siis siin. Siin on väike vasikas koos mürginoolega. Siin veel paremini seda mürginoolt. Ja siin on siis veis, kellele on mitu poldilasku pähe lastud. Siin on siis ka tema haav. No vaat selline juhtum. Miks loomad tapeti? Seda põhimõtteliselt, see ei selgu, neil polnud mingisugust haigust, nad olid lihtsalt selles asenduskodus. PTA tegi lihtsalt otsuse olukorras, kus oli antud ennetav õiguskaitse omanikule ja selle õiguskaitse ajal loomulikult tehinguid ja muid asju ei tehta, midagi ei viida täitmisele ja siis sellisel viisil siis PTA toimis. PTA tuleb välja omapoolse seletusega. Kiili valla veiste juhtumist tuvastati nälginud ja hukkunud loomad.
Põllumajandus- ja Toiduamet sekkus oktoobris Kiili vallas toimunud juhtumisse, kus veised olid vähemalt nädala jooksul oma pead hulkunud ning silmnähtavalt kehmas tervislikus seisundis, ütleb PTA siis oma kommunikees. Järelevalvemenetluse käigus tuvastas amet mitmeid tõsiseid loomapidamisnõuete rikkumisi, sealhulgas loomade väga kehva kehakonditsiooni puuduliku märgistuse, ebasobivaid pidamistingimused ning hukkunud loomade korjused karjamaal. Loomakaitseliit ütleb, et selle olukorra põhjustas eelkõige karurünnak, nii et veised pääsesid oma aedikust välja. Ja siis kommenteerib seda sama juhtumit Eestimaa Loomakaitseliit, toome ka need kommentaarid välja. Täna tegi Põllumajandus- ja Toiduamet oma lehel nii-öelda enda puhtaks pesemise, postituse veise julmal ja piinaval viisil tapmise kohta nende juhtivspetsialistide poolt. Loo rääkijaks on operatiivüksuse juht Karol Laurimaa, keda me siin juba oleme tutvustanud, kes ka tapmisel kas otseselt või kaudselt osales. Me ei saa aru, kuidas veiste hulkumine või osade veiste kehakonditsioon on vabanduseks ligi 2 kuud hiljem läbiviidavale julmale tapmisele. 29.12 ehk siis detsembril olid veised olnud ligi 2 kuud juba hooldaja juures, igati triksis, traksis ja heas toitumuses. Ainult puudusid kõrvamärgid, mille ettekäändel julm tapaotsus ka tehti ning mida PTA oma jutus õigustuseks toob. Väga hale, ütleb Loomakaitseliit. Miks PTA jätab rääkimata, et oma varasemas praktikas on ta korduvalt võtnud ära ka veiseid ning teisi põllumajandusloomi, kes on võõrandatud uutele omanikele ning pole olnud probleemi ka kõrvamärkide saamisega. Miks PTA ei räägi oma jutus 2 erineval ajal toimunud karurünnakust, mille tagajärjel hukkus 3 veist, ehk meie valduses on ka vastavad Keskkonnaameti aktid nende kohta. Miks PTA keskendub oma loos omaniku süüdistamisele selle asemel, et selgitada oma julma tapatööd. Miks PTA ei maini oma loos, et veistele oli kohtu poolt peale pandud esmane õiguskaitse? Miks PTA jätab kajastamata, et nad olid saanud hulkuvate veiste kohta teateid juba varem, kuid ei reageerinud nendele ja jõudsid kohale alles nädal hiljem? Miks PTA salgab, et nõuab praegugi kohtult veiste kaitse lõpetamist, et tappa ära ka ülejäänud terved veised? Miks PTA ei maini, et omanik on õiguste kaitseks pöördunud kohtusse ja soovis teada ka veiste asukohta ligi 2 kuud? Miks räägib Karol Laurimaa mingitest hüpoteesidest veiste anatoomia eripära kohta ja suruõhu poltpüstoli rikkest tapmisel, kui seda polnud? Fakt on see, et veist piinati julmalt väga kaua ja pole vahet, mida oma memuaarides tagantjärgi rääkida, see fakti ei muuda. Kas PTA arvates looma julm piinamine on normaalsus ja vabandatav? Kas PTA ametnik Harles Kaupil on piinamise osas puutumatus ja talle on see lubatud? Kui palju loomi on üldse sel moel tapetud? Küsib Eesti Loomakaitseliit oma postituse siis kommentaariks sellele, mida PTA ise, nii nagu Loomakaitseliit ütleb, oma puhtaks pesemise ürituses üritab vabandusena välja käia. No, igal juhul äärmiselt, kuidas öelda, selline kaasus, kust vaatab minu arvates vastu midagi vägagi nagu olemuslikku Eesti riigile. Kui ma päris ausalt ütlen, siis selline pilt, kus siis on mitu korda poltpüstolist pähe lastud emaveis ja seal kõrval on väike pisikene vasikas, mürknool oma kehas, ma ei tea, kas see vasikas siis ilmselt suri selle tagajärjel ka ära või ei surnud, ma ei teagi, siit ei selguse, aga minu arust siin nüüd on midagi, mis on nagu üdini sellist, kuidas öelda, kurja või üdini külma kalki. Midagi, mis nagu normaalsele inimesele pähe ei mahu. Et jah, olen minagi sõpradega tegelenud sellega, ütlen kohe ausalt välja, et sügisel võtnud 2 lammast ja sõpradega need algusest peale lihaks teinud, tapmisest kuni nülgimiseni, kuni liha lõikamiseni ja selle juures on olnud eelkõige see,
et ma tahan just nimelt austada elu. Sellepärast, et see liha, mis mulle jõuluajal kuskil lamba kintsuna taldrikule jõuab, ma tean, kus see tuleb, ma tean, milline loom on selleks andnud oma elu ja ma tean, et milline protsess on pidanud läbima selleks, et see kints mul jõulute ajal laua peal perekonnal oleks. See on just nimelt selline terviklik austus elu vastu. Kui ma päris ausalt ütlen, siis ma ütlen, et ega ma kahtlemata ei naudi sellise asja tegemist ja mulle palju rohkem meeldiks see, et kui ma kuskilt poest võiksin tellida 10 lambakarreed, ütelda, et palun medium miinus ja olgu olla need minu laual. See on kindlasti palju valutum, palju sellisem rahulikum protsess kui see, et sa ise pead oma enda lamba algusest lõpuni ära tegema. Aga see just nimelt kuulub minu arvates sellise nii-öelda tervikliku loodusnägemuse ja tervikliku looduskaitse tingimustesse. Et ja minule ei tuleks pähe selline asi või kellegile minu sõpradest, ma arvan, mitte kellegile normaalsele inimesele ei tuleks pähe see, et kui isegi oleks vaja teha, ma ei tea, lihaks lammas koos oma tallega, et alguses võetakse maha lammas ja siis see väike tall kepsleb seal kuskil ringi, et ei, see tall tuleb kuskile lahuta või aedikusse ära eraldada ja sellist pilti, nagu meil siin on, siit vaatab vastu mingisugune hoolimatus, julmus, külmus. Ja see hoolimatus, julmus, külmus on see, mida siin Eesti riigis kohtab väga palju. Mida siin Eesti riigis kohtab sellisel viisil, et ma võiksin öelda, et midagi on väga tõsiselt katki läinud. Muuseas, kui ma vaatasin ja uurisin PTA ametniku Harles Kaupi kohta, siis tegelikult loomakaitsjate puhul ei ole tema juhtum sugugi esmane. Nimelt olevat siin olnud 2024 selline juhtum, kus koerad olevat leitud kuskilt kasvandusest ja viidud koerad, kes olid väga halvas seisus, viidud siis loomaarsti juurde ja oodati ka PTA finantseeringut, aga PTA pühkis oma käed sellest puhtaks ja ütles, et mingisugust finantsi sellele ei tule, sellepärast et see on algatatud loomakaitsjate enda poolt. Siin võib siis vaadata seda kaasust, ma panen selle hetke pärast mängima. Ühtlasi on järgmisele postitusele lisatud laupäeva öösel kliinikusse viidud koerte arved summas 3500 €. Ka toob varjupaiga omanik Irmeli Grönberg välja seadusesätted, mis kohustavad hädas looma aitama ning küsib, miks PTA eirab Eesti Vabariigi seadusi. Sama küsib ka Eesti Loomakaitseliidu juhatuse liige Pille Tees. Loomakaitsjatel ajas harja punaseks PTA juhtivametniku Harles Kaubi eile Reporterile öeldud kommentaar. Praegu Põllumajandustoiduamet ei ole andnud ühtegi käsku, et viia loomi kliinikusse, et see on täitsa vabatahtlik aktsioon ja kui Loomakaitseliit ja Aitamid koju seda tarvilikuks peab ennetavalt, siis see on nende ettevõtmine. See on väga loomavaenulik seisukoht Harlase poolt, et tegelikkuses ju kui loom krampitab, on seal verejooksud, et siis jah, sellised koerad tuleb koheselt viia, teistega saab hajutada, aga see ei ole selline vaba tahe, vaid haige viga saanud loom peab saama vajaliku ravi, see tuleb seal. Nii, selline juhtum juba siis paar aastat tagasi Loomakaitseliidu ja Harles Kaupi juures. See, et PTA niimoodi käitub, ei ole muidugi esmane. Nimelt siin on olnud juhtumeid ka, kuidas on kommenteerinud Nuudi Hobitalu Hiiumaal oma juhtumeid. Nimelt Nuudi Hobitalus Hiiumaal on siis siin hiljuti avastatud linnukripp, lendas peale loomulikult PTA ja need kirjeldused sellest, kuidas neid linde seal siis tapeti, kuidas osaliselt ka, ma ei tea, väidetavalt Nuudi Hobitalu järgi elavaid linde topiti, veel elavaid linde topiti kottidesse, näitab seda, et
et see ilmselt ei ole mingisugune PTA esmakordne juhtum, mis toimus seal Kiili mägiveistega, vaid see on mingisugune muster, mis PTA käitumises on juba pikemat aega väljendunud. Möödunud aasta novembris aga hakkas silma selline uudis, mis maaelu rubriigis Postimehes välja tuli, ehk siis 14. novembril 2025 ütleb PTA Põllumajanduse Toiduameti loomatervise ja heaolu osakonna juhataja Olev Kalda annab mõista, et kui kellegil on kuskil salanots, salasiga, keda peetakse, siis oleks hea temast riigiametile teada anda. Kui on kahtlus või veendumus, et lähikonnas on sigade pidamisel ühest loomapidase põhinõudest ehk registreerimisest mööda vaadatud, siis kodaniku kohus on tähelepanu juhtimine ja vajadusel ka PTA teavitamine, ütleb Olev Kalda. No see on nagu selline mentaliteet, mida siin PTA ametnikud viljelevad, mis meenutab loomulikult mingit 40. aastate lõpu kolhooseerimise aegu Stalini viimastel perioodidel veel. Et kui keegi on kuskil kulak ja peab ühte looma liiga palju, siis hoidku ta piip ja prillid ning vaadaku, et küla uus eliit, küla uus töörahvas ei tule tema peale kaebama, et see on mentaliteet, mida on väljendanud selline peale kaebamismentaliteet, mida täiesti avalikult üks PTA ametnik väljendab, see on midagi täiesti nagu enneolematut, eelkõige arvestades meie rahva nii-öelda ajalugu. Et sellist asja ei tohiks teha, see on midagi täiesti jälki, ausalt öeldes, pean tunnistama. Nii et tundub, et PTA-l on juba pikemat aega mingisuguseid tõsiseid probleeme. Ja mis sealt läbi vaatab või läbi kumab kogu sellisest suhtumisest on see, et me näeme selliste ametnike karistamatuse, ülbuse tunnet. Me näeme seda, et ametnik tegelikult ei vastuta mitte millegi eest. Ametnik on see, kes poob, käsib ja laseb. Ametnik on see, kes võib lennata peale üksikutele kasvatajatele. Ametnik on see, kes tuleb ja teostab oma võimu ja teostab oma enda väikest mina nende inimeste peal, kellega ta siis neid eksperimente ellu viib. See on see mentaliteet, mis sellest kaasusest läbi paistab. See on see mentaliteet, mis tegelikult ei paista läbi ainult PTA kaasusest, vaid see on mentaliteet, mis paistab läbi igal poolt Eesti Vabariigis. PTA need sigade hukkamised suvel on ka üks hea näide, kus tegelikult me ei tea siiamaani, kas need näited ja need proovid olid ikka õiged, kas see seakatk oli sinna farmidesse levinud või on meil siin mingisugune näljamängude eelmäng, et Eesti omaenda toidutootmine, omaenda loomapidamine üritatakse PTA enda juhtimisel vaikselt välja suretada. Et ma saan täiesti aru sellest, et kui mingisugune katk tuleb, et siis on mõistlik teha ettevaatusabinõusid, aga nii loomakasvatajate poolt tilkunud infokillud kui ka mitmed mujalt tilkunud infokillud väidavad, et tegelikult ei oleks olnud vaja üleüldse niimoodi reageerida. Ja teine tasand, mis kogu sellest asjast välja paistab, on teatav selline mitte ainult käsen, poon ja lasen, aga käsen, poon ja lasen Brüsseli ja isanda käsul niimoodi, et ma lasen ja käsen poon natukene veel rohkem, kui isand seda käseb. Mina käsen natuke rohkem kui isand. Mina lasen natuke rohkem kui isand. Ja mina poon natuke valusamini kui meie Brüsseli isand, kes meile need direktiivid peale on pannud. Vaat see mentaliteet on üks nendest asjadest, mis siit igalt poolt läbi paistab. Igal juhul kogu see temaatika on midagi, millele tuleks tähelepanu pöörata üha rohkem. Me näeme, kuidas Eesti riik, mis tegelikult peaks kaitsma loomapidajaid, kaitsma loomi, käitub nendega tegelikult täiesti skandaalselt.
Ja võiks nüüd küsida, et miks ma võtan kohe nagu automaatselt peaaegu sellise riigi vastase positsiooni või miks ma võtan nende loomakaitsjate positsiooni siin, miks ma toetan neid inimesi. Sellepärast, et ma teen seda peaaegu instinktiivselt. See sama mentaliteet, millest ma olen rääkinud siin, kus riigivõimu taha varjuvad väikesed minitürannid. See mentaliteet, see taskudiktaatorite mentaliteet on niivõrd selgelt läbi kumanud juba pikka aega. Ja kui me räägime riigist, siis me räägime ei mitte millestki muust kui lihtsalt tühjast kestast, kuhu on ennast sisse söönud ametnike armee, kes oma väikest pisikest inimlikku võimutahet üritavad oma kaaskodanike peal välja näidata. See on see modus operandi, mida me oleme näinud nii palju erinevatel hetkedel. No meenutame kas või seda, mis juhtus koroona ajal üldse politsei puhul erinevate meeleavaldajatega, aga Elvis Braueriga ja tema kohvikuga, kuivõrd sellisel väiklasel, külmal, julmal viisil lihtsalt tuli ja kehtestas ennast nii-öelda riik. Tegelikult ei kehtestanud riik. Kehtestasid need väikesed, pisikesed ametnikud ja kehtestas toonane politsei peadirektor Elmar Vaher, kes tõsi mõned aastad hiljem sai tunda selle sama nii-öelda riigi ehk siis prokuratuuri nende konkreetsete inimeste poolset kiusu olles nüüd siis hiljuti õigeks mõistetud omaenda otsustes. Aga mitu aastat sai ta sunda seda sama mentaliteeti, mida Postimees oma ühes, kas oli juhtkiri või mingisugune arvamusartikkel, väljendas, et riigiga ei jamata. Kodanikud said teada, et riigiga ei jamata, kui olid need suured koroona meeleavaldused ja kus kiirreageerimisüksused näitasid nii-öelda kumminuia ja koerte lahtisi lõugu meeleavaldajatele. Ja see sama selline julm viis, kuidas oma enda kodanikesse suhtutakse, võttes justkui tugevama positsiooni ja allutades need inimesed oma enda väikese minitüranni tahtele, see on see, mis siit läbi paistab. See on see, mis siit kõikjalt läbi paistab ja kui sinna lisada veel nüüd need pildid sellest tapetud mägiveise lehmast ja väikesest vasikast sinna juurde, siis see kuidagi sümboliseerib minu jaoks selle tänapäevase Eesti riigi olemust. See sümboliseerib seda, mida me siis nüüd siin näeme sellist täielikku külmust ja kalkust peale surumist, oma enda väikese tahte peale surumist ja tegelikult inimeste vajadustest mitte hoolimist. Oma ülbe, enesekeskse, nartsitsistliku ja sellise kivikuninga mentaliteedist lähtuvat julma hoiakut inimeste suhtes. Midagi on Eestis katki, midagi on väga tõsiselt katki ja sellised kaasused ainult näitavad, et see katki olemine ainult kasvab, kuna ametnikud ei vastuta oma tegude eest. Vastutus kui selline täielikult puudub. Kas olete näinud viimasel ajal, et mõni ametnik kuskil vastutaks? Ma mäletan vist, et see Tervisekassa juht, kes omale kullassegisteid ja neid selliseid mitmepäevaseid spa-sessioone 100 000 raames tellis, et tema vist oli sunnitud vabandama, aga see oli ka nii ilmne kaasus. Kõik muud sigadused, mida erinevad ametnikud on teinud, seal ei vastutata. Esiteks ei tule välja, nüüd see on väga huvitav, et siin Eesti Loomakaitse Liit ütleb, kes need konkreetsed ametnikud seal olid selles kaasuses, nende mägiveiste kaasuses. Aga tavaliselt ei tule välja isegi ametniku nimi. Meile esindab riik lihtsalt oma sellist anonüümset nägu,
toimib anonüümselt, külmalt, julmalt oma kodanike suhtes, aga tegelikult riik ei toimi. Toimivad need konkreetsed inimesed, toimivad need konkreetsed ametnikud, kes poevad selle anonüümsuse taha niimoodi, et nad ei vastutaks inimeste ees, et nad ei vastutaks kaasa arvatud oma varaga, nii nagu seadus ütleb, nii nagu seadus ette näeb. Nii et see on kaasus, mis on vägagi huvitav. See on kaasus jällegi ka siin meie spetsialistist maaeluministrile, kes on kommenteerinud seda julmalt, külmalt niimoodi, et meil on vaja lihtsalt need asjad ära teha ja ongi kõik, ma praegu ei leia seda klippi siin hetkel üles, aga võite sotsiaalmeediast läbi vaadata. Mitte midagi ei tule sealt. Mitte midagi ei tule. Mitte mingit vastutuse ja mitte mingit, kuidas öelda, järelevalve või ka küsimuse, kas see asi on õige, selle pojukestki ei tule sealt välja. No see on üks kaasus. Aga ma mõtlesin, et ma võtan siia kõrvale kohe teise, mis viimasel ajal meediast läbi on käinud ja mis ei ole loomulikult mingit nagu viimase aja temaatikate küsimus, vaid see kaasus on siin olnud juba 10-15 aastat Eesti ühiskonnas sellise kilplasliku asjaajamise muster näidisena. Ja nii meelevigase protsessina, et siin oleks vaja tegelikult juba nagu sügavamat psühholoogilist ja rahvuspsühholoogia sügavamatesse kihtidesse minevat analüüsi, et mis meil siin nüüd ikkagi toimub. Ja see on Rail Baltic, mida ma siin saate alguses mainisin. Nii, alles mõni päev tagasi ütleb Rail Balticu Eesti juht. Mul on Tallinna-Varssavi rongipilet 8. detsembriks 2030 olemas. See on siis Rail Balticu Estonia tegevjuht Anvar Salomets, kes rääkis Postimehe otsesaates, et praeguste kavade kohaselt valmib Rail Baltic siiski 2030. aastal. Hetkel on kõige vähem suutnud ehitada Läti ja ka nende kilomeetri hind on 2 korda kallim kui Eestis ja Leedus. Ja siis siin on selle artikli mõned küsimused ja vastused. Läti meedia teatel ei saa Rail Baltic valmis ka 2030. aastaks. On see tõesti nii? Mina saan kinnitada seda, et Eestis on see jätkuvalt tehtav ja sellesse ka Rail Baltic Estonia meeskond igapäevaselt panustab. Nii et selles vaates see kindlasti tõele ei vasta, ütleb see mees siin, kes on Rail Baltic Estonia tegevjuht Anvar Salomets. Ja siis on meil mõned päevad hiljem või järgmine päev uudis ERR-is. Läti projektijuht, Rail Balticu projektijuht ütleb, et Rail Balticu valmimine hilineb mitu aastat. Rail Balticu raudtee esimese etapi valmimine võib 3-5 aastat edasi lükkuda, ütles projekti Läti osa ehitamist juhtiva ettevõtte juhatuse esimees. Tema sõnul takistab raudtee valmis ehitamist 2030. aasta lõpuks raha puudus. No mis asi see nüüd on siin praegu? Mis meelevigane asi see siin praegu on, mida me oleme näinud? Rail Balticu Eesti juht kinnitab, et tal on põhimõtteliselt ostetud juba rongipilet 8. detsembriks 2030. Ja mitte Häädemeestele, vaid Varssavisse. Mina saan kinnitada seda, et Eestis on see jätkuvalt tehtav ja sellesse ka Rail Baltic Estonia meeskond igapäevaselt panustab. Nii et selles vaates see kindlasti tõele ei vasta. Kommenteerib ta siis Läti meedia ja Läti Rail Balticu juhtide hinnanguid, et 2030. aastaks see Rail Baltic kindlasti valmis ei saa. No millises vaates see mees siis jõuab Varssavisse
8. detsembril 2030. Kui parimal juhul on Eesti lõik valmis ehitatud, annaks jumal, et seda ehitatakse üldse valmis ja kogu asi kukuks ammu enne kokku. Aga et Eesti lõik on valmis ehitatud kas Häädemeesteni või Iklani. Mis mõttes, kus kohast on ta ostnud omale rongipileti 8. detsembriks 2030? Millises vaates ta kavatseb, kui ta on Iklani jõudnud või Häädemeesteni või kuskile mujale sinna vahele jõudnud, millises vaates kavatseb ta sealt edasi sõita Varssavisse selle sama rongipiletiga? Kui lätlased ütlevad, et 2030. aastaks Rail Balticu Läti trass ei valmi. Mingit sellist küünilist valetamist. Esiteks, kus kohas neid pileteid osta saab? Kus kohas te oma pileti olete ostnud, härra Rail Balticu Eesti juht? Kui palju te maksite selle pileti eest? Need küsimused jäävad vastuseta. Esiteks, sellist valetamist, sellist jällegi külma, küünilist valetamist ilma igasuguse vastutuse raasutagi näeme me pidevalt seoses Rail Balticuga, täpselt samamoodi nagu selle PTA kaasusega. Nii, sellist külma lähenemist, et rahvale võib ajada ükskõik mida. Rahvale võib teha põhimõtteliselt, talle võib sealt kõrgustest kaela kallata ükskõik milliseid lauseid, ükskõik milliseid lubadusi. Meil on juba Läti seimisaadiku ütelused ka käesoleva kuu algusest, et Rail Balticu valmimine 2030. aastaks on ebatõenäoline. No ebatõenäoline on ta selles mõttes ka, et lätlastel tegelikult puudub igasugune huvi üleüldse oma seda raudteed Riiast põhja poole ehitada, sellepärast et seal, kus see raudtee peaks kulgema, erinevalt siis, kui see oleks kulgenud läbi Tartu, see trass jõudnud läbi Läti südamaade, siis seal ei ole mitte midagi nende üle 100 kilomeetri peal. Seal on ainult metsakesed ja mõni vähe populeeritud asula. Mitte midagi ei ole seal. Lätlastel puudub igasugune huvi seda miljardi raudteed ehitada Eesti piirini. Niisiis, meie mehed teavad, et nad lähevad Rail Balticuga Varssavisse 2030. No kui küüniline peab olema see valetaja? Kui täiesti nagu külmalt, küüniliselt, nartsitsistlikult võib üks inimene valetada üldse. Ja see on üks asi, mis siin Eestis on juhtunud viimaste aastate jooksul, et enam ei ole häbi. Üldse mingit häbi ei ole valetada. Rahval ei ole üldse mingit häbi otsest vale kurkust alla kallata. Ja see on teinud selle ühiskonna tegelikult niivõrd katki, et kui see valetamine liitub sellise sotsiopaatilise käitumisega, kus vastutusest ei hoolita üldse, siis tegelikult Eesti ühiskond on süstemaatiliselt katki. Eesti ühiskond on täiesti katki. Tuleme teiste andmete juurde Rail Balticu pool. Ma mäletan seda, et kui ma hakkasin tegema Rail Balticu saateid siin, kui me Objektiivi kuskil 10 aastat tagasi käima lükkasime. Ma olin teinud tegelikult juba 2015. aastal kaasarvatud Martin Helmega, aga mõnede teiste spetsialistidega saateid, eraldi saateid ja koos saateid Pereraadios, kus Rail Balticu teemat käsitlesime. Ja ma mäletan seda, et ka Priit Humal ja teised rääkisid toona sellest, et üle 10 aasta tagasi, et Rail Baltic läheb kõvasti kallimaks maksma, kui meile praegu räägitakse. Ja ma mäletan seda, et kuskil 2015-16 aasta jooksul oli selleks maksumuseks planeeritud seal kuskil, alustasime kuskilt sellistest 3, 4, 5 miljardi juurest, mis oli tohutu summa toona loomulikult. Aga siiski me rääkisime siin umbes sellisest suurusest.
22. mail 2024 juba kirjutab ERR, et üle 15 miljardi euro paisunud Rail Balticu projekt hakkab eraraha otsima. Ja siin on hea lõik, mida tasub tsiteerida. Põhjust dieediks on rohkem kui küll. Veel 2017. aastal uskusid projektis osalevad riigid, et raudtee rajamine maksab kokku 5,7 miljardit eurot. See oli siis nüüd 2017, ma mäletan, et 2016-2015 oli loomulikult veel madalamad numbrid, 5,7 miljardit eurot. 2022. aastal tehti uued arvutused, mille järgi kuluks Rail Balticu täies mahus väljaehitamisele 13,9 miljardit eurot. 2023. aasta juulis vaadati otsa järjekordsele analüüsile, mis pakkus raudtee hinnaks aga 25 miljardit eurot. Ning täna on siis ka Euroopa Kontrollikoda siin hiljutises artiklis ERR-is väljendanud seda, et Rail Baltic läheb maksma vähemalt 24 miljardit eurot. Ma mäletan ka seda, et kui me toona rääkisime, et kuulge, lõpetage ära, see projekt läheb maksma kordi rohkem kui see, mida meile välja on pakutud, siis näitasid kõik, siin on sellised äärmus parempoolsed mingisugused viha ja hirmulõõtsutajad ühiskonnas. Ei lähe ta midagi maksma. Nii, kõik asjatundjad ütlesid seda, kes minugi saatetesse tuli, et ei, et projekt läheb maksma rohkem, kõvasti rohkem. Praegu me hakkame vaikselt liikuma sinna 10 kortse summa juurde, millega seda projekti alustati. Ja mida me nagu kommentaariks võime ütelda sellele? No täielik vale otsa. Ja täielik psühhopaatiline selline arvestamatus ühiskonna vastuseisuga. Ma mäletan ka seda, et Rail Balticu vastu on tehtud 70 kiri, erinevad ühiskonnategelased, on olnud avalikke sõnavõtte, on olnud uusi appelle ja kirju, on kirjutanud Toomas Kiho, akadeemia peatoimetaja, on seal tehtud erinevaid saateid, ideid, mitte miski pole mõjunud. Mitte miski ei mõju, sellepärast, et kui, nagu ütles meile hiljuti peaminister Michal, et vaadake, mitte ainult ei ole niimoodi, et me võime selle Rail Balticu ehitada põhimõtteliselt Häädemeeste või Iklani valmis, vaid me võime hakata ka Lätis Rail Balticut ehitama. Kujutate ette, milline täielik meelevigasus. Ja ma pean tunnistama, et kogu seda projekti nagu tervikuna vaadata, siis ütled sa, et siin on nüüd mingisugune selline kilplaslik tasand, selline meelevigasus, hoolimatus, rahva tahtest ülesõitmine, et seda kindlasti seletab see, et Rail Baltic on elatuse allikaks põhimõtteliselt Eesti, ma ei tea, paljudele tööstusharudele, autofirmadele, kõikvõimalikele nii-öelda tee-ehitusfirmadele, ehitusfirmadele. Et kahtlemata siin on inimesed, kes istuvad põhimõtteliselt Reformierakonna ja liberaalse internatsionaali nisa otsas ja ootavad, et see internatsionaal teeks neile soodsaid otsuseid. See on kahtlemata üks asi, mis kogu seda projekti selgitab. Aga tegelikult see ei ole kõik. See ei ole kõik sellepärast, et kui me näeme ikkagi, et asi on niivõrd kaldu, asi on niivõrd valelik, asi on selline, et nagu kõik algselt spetsialistid on seletanud, et sellest ei tule mingit kasu. Eesti hakkab sellele tohutult palju peale maksma. Mingid kaubavedusid ei tule siin. See oli üle 10 aasta tagune argument juba kõikide spetsialistide suust, et see ei ole võimalik, mingit kaubavedu ei tule siia. Endel Oja on põhjaks ja sõelaks lasknud ka sellele teooriale, et Rail Balticul võiks olla mingi militaarne eesmärk.
Ei, ka seda ei ole. Et see on väga kergelt saboteeritav, väga kergelt õhku lastav, väga kergelt võib sinna lasta mingisugused paar raketti ja Rail Balticut põhimõtteliselt enam ei ole, ta ei vii mitte kuhugi välja ja ta on raskesti üles ehitatav. Et palju vähem haavatavam oleks selline raudtee, mis nagu Eestil oli, või kui seda veel juurde oleks tehtud, mis jõuab läbi väikeste kohtade, läbi seotuse omavahel igale poole välja. Ja ma mäletan, et Priit Humal, kes on olnud Rail Balticu vastase võitluse üks suuri sangareid siin Eestis, on juba kaua aega tagasi öelnud, et selle rahaga, mis me nüüd Rail Balticu alla paneme, sellega saaks põhimõtteliselt teha Eestis raudtee, mis jõuaks peaaegu igasse kohta, tädi Maali enam-vähem lauda tagant ka läbi. Aga ei, meile surutakse peale põhimõtteliselt ühte raudteed, mida meie maaeluminister teab, et sinna hakkab või Pärnusse hakkab siis Tallinnas sõitma rong juba seal andis korralduse siin hiljuti, et kuskil alla tunni või tunni piires. Kari Simson olles eelnevalt kogu Pärnumaa ja Raplamaa raudtee põhimõtteliselt ära lammutanud. Ja see asi on selles mõttes nagu väga huvitav, et me mäletame ka seda, kuidas käitus opositsioon, toonane opositsioon. Ja novembris, kui ma ei eksi 2016, tuli võimule Ratase esimene valitsus. Ratas ja Keskerakond ja Kadri Simson olid olnud pikalt opositsioonis Rail Balticu vastu. Väga selgelt rääkinud Rail Balticu vastu. Üllatus, kui tuli Ratase esimene valitsus 2016, mis siis juhtus, oli see, et kriitika Rail Balticu vastu oli summutatud nagu ühest käsust. Mitte mingit kriitikat enam Rail Balticu vastu ei olnud. Ja ma mäletan, et ma ise kirjutasin kunagi veel ühe juhtkirja Objektiivi, mis imeloom on Rail Baltic. Rail Balticu vastu olevad argumendid on püsivad ja põhimõttelist laadi, mis ei kao mitte kuhugi ka poliitilise kompromisside ja valitsusvastutuse tingimustes. Praeguses olukorras on hädavajalik koondada terve mõistuse vastupanu Rail Balticu projektile ning suunata see õigele rajale. Valitsusvastutust kandvale EKRE-le on see väga tõsine väljakutse, aga kahtlemata ka kohustus. Nii siis tõdes toona Objektiivi toimetus, mida mina juhuslikult olin sinna kirjutanud. Ja ma mäletan, selles juhtkirjas ma olen vägagi kriitiline muuseas ka EKRE suhtes. Öeldes, et EKRE, kes praegu kannab valitsusvastutust, on jällegi jõudnud sinnamaani välja, et Rail Balticu teema, millele anti opositsioonist tuld vägagi palju, on kuidagi sordiini alla aetud. Ja ka selle valitsuse ajal mingisugust väga otsustavat pidurit Rail Balticu projektile ei pandud. Esimene juhtus leidis aset siis, kui Rail Balticu vastastest poliitikutest Jüri Ratasest ja Kadri Simsonist said uues valitsuses mõne nädalaga Rail Balticu pooldajad. Teine juhtum näib aga parasjagu aset leidvat meie silme all, kus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valitsuse saamisega on opositsiooni kaevikust Rail Balticu pihta jõuliselt tuld andnud erakonna kuuliprits vakka jäänud. Sai kirjutatud. Ja see oli siis 30. mail 2019, 6 aastat, 7 aastat, 6,5 aastat tagasi. Tõsised küsimused kõikidele, et mis imeloom see Rail Baltic on, mis tegelikult on hoolimata sellisest vastuseisust, hoolimata kõikidest argumentidest, hoolimata ühiskonna eliidi ja kultuuriinimeste isegi vastuargumentidest lihtsalt julmalt buldooseri laadselt läbi surutud. Mis imeloom see on, seda võime nüüd hakata, seda võib nagu mingis teises saates rääkida. Küll aga miks ma selle kaasuse siia välja võtsin, on see, et samamoodi nagu selles PTA juhtumites väljendub siin selline külm, psühhopaatiline valetamine.
külm viis, kuidas lihtsalt viiakse läbi omaenda tahe. Ja selle puhul võib tsiteerida ühte teist Objektiivi juhtkirja, et koloniaalvõimuks muteerunud Eesti riik on suurim oht meie rahvusele ja viitame me just toona välja tulnud Valdur Mikita lausele nimetada oma maa ja metsa eest välja astuvaid inimesi Kremli sabarakkudeks pole mitte ainult erakordselt ülbe, vaid ka sellesse on peidetud varjatud ähvardus, kirjutas kirjanik Valdur Mikita. Selline higist leemendav, steroide täis pumbatud riigimuskel raksab aga sisse omaenda aknasse ja rahvas näeb kohkumusega, et see, mis kunagi oli riik, on paksude kardinate varjus muteerunud tülgastavaks koloniaalvõimuks. Eesti rahvas seisab täna jälle valiku ees. Iseseisvusest ja peremehe staatusest loobumise eest tõotatakse meile heaolu ja kaitset kurja karu vastu. Meid veendakse selles, et omapäi me hakkama ei saa, sest karu tuleb ja pimedus ühes temaga ning neelab kõik. Kui tahame olla kaitstud, elada jõukalt ja nautida oma individuaalset vabadust, peame leppima sellega, et meil tuleb täita mujal tehtud seadusi, järgida mujal paika pandud väärtusi, maksta kinni kellegi teise võlad, viia ellu mujal välja mõeldud projektid ning osaleda kellegi teise huvides mujal peetavates sõdades. Kart on, et küllalt palju on neid inimesi, keda selline iseseisvus rahuldab ja kes hea meelega näevad Eesti riigi ja rahvuse kui iganenud nähtuse lahustumist. Peaasi, et kõht oleks täis ja meel lahutatud. Kuid loodetavasti on alles kriitiline hulk neid, kes tahavad oma riiki tagasi, et elada oma isade maal vabade ja väärikate inimestena, mitte kellegi sulaste ja pärisorjadena, kelle elu ja huvide üle otsustavad koloniaalvõimud ja välismaised isandad. Eesti koloniaalvõimuks muteerunud Eesti riik on suurim oht meie rahvusele. Ja need kaks kaasus siin. Nii PTA, mis on tegelikult ühed, see PTA kaasus on ka nagu üks selline sümptom Eesti ühiskonnast. Rail Baltic on selline pikem vähkkasvaja. Loomulikult sisaldab endas kõiki neid erinevaid sümptomeid. See on sümptom sellest, et meie riik on muutunud koloniaalvõimuks oma enda rahva suhtes. Ta on muutunud meie enda rahva kõige suurimaks vaenlaseks. Ja oleme täpsed, seda ei ole muutunud meie riik kui mingisugune mitteisikuline substants, kes justkui käituks masinana meie suhtes. Ei, seda teevad konkreetsed inimesed, kes on andnud ära otsustusvõimu, kes on teinud valikuid, seda teeb Eesti bürokraatide armee, kes ei vastuta mitte millegi eest, kes käitub oma soodu, kes elab oma väikseid pisikesi taskudiktaatori fantaasiaid välja inimeste peal. Seda teevad poliitikud, kellest ilmselt mõned on ära ostetud, võib-olla paljud on ära ostetud. Seda teevad meie poliitikud, kes teevad rohkem, käsivad, poovad ja lasevad rohkem kui meie isandad Brüsselis või ka Ameerika Ühendriikides üldse käsevad puua lasta. Seda teevad inimesed, kes näevad, et karu vastu võib teha ükskõik mida, et kas ka oma iseseisvus loovutada, peaasi, et mitte sinna minna. Seda teevad inimesed, kes ütlevad, et see Eesti iseseisvus ongi selliste idealistide, pooltotakate idealistide väljamõeldis, et tegelikult on tark olla nagu olulistes liitudes ja tegelikult on tark lihtsalt ühele isandale kisakooriks olla. Seda teevad inimesed, kes ütlevad, et oluline on lihtsalt üles leida õige isand. Ajaloo murdepunktides tekib hetk, kus on mitme isanda kisakoore Eestis. On interrinne ja siis on läänemeelsed ja siis on sellised nagu savisaarlased ja siis on veel, ma ei tea, mis siin on, eks ju, aga siin on äkitselt nagu mitme isanda kisakoorid. Aga siis stabiliseerub see asi ära. Siis pannakse paika, kes on see õige isand, kelle kisakooriks te peate olema, keda jälgida.
Ja täpselt samuti praegu, kui paljud konservatiivid ütlevad, et praegu on meie kohus olla, ma ei tea, praeguse USA administratsiooni ja Donald Trumpi kisakooriks, siis pean tunnistama, et ma ise hoian peast kinni ja ütlen, et see on täpselt see sama mentaliteet, mis meil siin Eestis on välja mängitud juba 30, peaaegu 35 aastat, 36 aastat varsti. Et me valime jälle omale kisakoori ja valime jälle selle nii-öelda õige isanda, kelle järgi joonduda. Eesti riigi meeste üheks peamiseks ideeks peaks olema iseseisvus. Kui seda ei ole võimalik saavutada, siis tuleb Eesti riik kokku pakkida. Kui me ei ole võimelised eelkõige vaimselt tunnistama seda ideaali, peamise ideaalina, ükskõik millises maailma poliitilises tõmbetuules, siis me ei ole võimelised iseseisvuseks. Siis me lihtsalt vahetame ühe koloniaalvõimu teise koloniaalvõimu vastu. Ühe isanda teise isanda vastu. Me mängime hea isanda paha isanda vastu ja siis vahepeal võivad need uuesti ümber mängitud saada, et pahast isandast saab hea isand ja nii edasi. Ja mina leian, et see on üks meie praeguse sellise katki olemise peamiseid põhjuseid. Eesti riigi võimu juures olev inimtüüp tunneb ennast karistamatult, olgu ma ei tea PTA-s või olgu Rail Balticut tehes, olgu e-hääletust läbi viies. Sellepärast, et ta teab, et ta on ühe suure nii-öelda isanda teenrite jõugu liige. Temale ei laiene vastutus. Aga iseseisvuse olukorras kogu see olukord tegelikult muutub. Nii Eesti poliitikute puhul kui ka ametnikkonna puhul, sest siis iga otsus on põhimõtteliselt elu või surma otsus. Siis iga otsus on see, mille peale peab tekkima vastutuse koorem. Iga otsus on selline, mida teeb üks või mitu inimest, aga mitte mingisugune üldine riik, millest armastatakse rääkida. Vaid teeb A, B, C ja D. On teinud see inimene ja too inimene. Ja kuidas ma selle kokku võtan? Just nimelt iseseisvus on võib-olla kõige praktilisem kõikidest asjadest üldse. See on kõige praktilisema vaimu ka asi üldse, sest see iseseisvuse vaim peab kanduma igale poole. Ja iseseisvuse vaimu ei saa teostada niimoodi, nagu PTA teostab oma mingisuguseid mägiveiste tapmisi. Või nagu Rail Baltic teostab oma varsti 15 aastat või rohkemgi vist olevat teerulli üle Eesti, vaid seal iga otsus maksab. Iga euro maksab või iga kroon loodetavasti maksab, sellepärast et euro tuleks esimese asjana põõsasse visata ja Eesti kroon tagasi tuua, kui me tahame olla iseseisvad. Ja iga otsus maksab sellepärast, et kui see rahvas tahab olla iseseisev, siis see riik peab olema selline, mida inimesed on valmis kaitsma. Praegu meie oleme pidevalt kogu aeg selliselt meelestatud, et eliit võibki teha oma otsused. Eliidiks, ma ütlen, ei taibu mu keel seda ütlemast, aga ladvik, see ei ole eliit. See on kakistokraatia. Ja see ladvik võib oma otsuseid teha sellepärast, et tal on seljatagune olemas. Iseseisvuse puhul seda ei ole. Iseseisvuse puhul meie ainus seljatagune on meie enda rahvas. Iseseisvuse puhul on see, kas me oleme jõudnud ehitada siia riigi, mida me oleme valmid kaitsma, või me hukkume kõik koos.
See on kõige praktilisem kõikidest asjadest üldse. Ja sellepärast ma neid kaasuseid, sellepärast ma neid sümptomeid selle kahe asja puhul olen siin välja toonud. Iseseisvuse vaim ei saa olla külm, sotsiopaatlik, kodanike vajadusi ja nende vajadusi eitav, nende vajadustest üle astuv, julmalt, niimoodi mõisa moonakana käitudes, inimeste kodudest üle sõitev, sõna kõige otsesemas mõttes, kui me räägime Rail Balticust, vaid siis tuleb igat otsust reaalselt kaaluda. Nii et kui Eesti tahab saada Eestiks või me tahame tõesti saada oma riiki, siis kõige praktilisem asi üldse, mida saavutada. Ja pange tähele, sellepärast, et meil on kumbagi poole praktikud. Ütlevad, et ei, kõige praktilisem ja kõige tõsisem, idealistid ajavad siin iseseisvuse juttu. Kõige praktilisem on see, et valime omale hea isanda. Ei ole. See on kõige ebapraktilisem, kõige hävitavam asi üldse Eestile. Kõige praktilisem asi on see, et inimesed seisavad oma enda riigi eest, oma enda iseseisvuse eest, oma enda, ja neil on see vaimne konstitutsioon, mis sinna välja jõuab. Kuidas seda saavutada? Eelkõige tööga iseenda juures. Ma juba mainisin ka seda, et eelkõige sellega, et me austame kõiki inimesi siin Eestis. Eelkõige neid 4000, keda me iga aasta ema üsas tükkideks rebime. Ma ei jäta seda tujurikku ja argumenti mitte kuskile. Elu on püha. Kõikide nende inimeste elu on siin püha. Ja kõikide inimeste elu maksab. Ja riigi elu maksab. Ja meie põhiseadus maksab. Sellepärast, et kui me seda ei täida ja kui me ei ole iseseisev rahvas, siis me sureme ära ühel või teisel viisil. Kas me sureme välja või meid tapetakse maailma ajaloo tuultes ära, me hävineme. Need on need kõige praktilisemad kaalutlused, mida iseseisvuse vaim endaga kaasa toob. Ja sestap sellised asjad, nagu siin välja tõin, need on sümptomid sellest, et me oleme kaotanud ära oma enda vaimu, Eesti on katki ja me peame seda teemat üha rohkem ja rohkem rääkima, me peame ütlema, et Eesti on vaja terveks teha. Eesti on vaja terveks teha vaimus. Eesti on vaja terveks teha hinges. Eesti on vaja terveks teha meie enda südames, sest muidu midagi siin paremaks minna ei saa. Sellised moonaka mentaliteediga mõisateenrid, kes julmalt astuvad üle oma kaasinimestest, neid ei saa iseseisvas Eestis taluda. Nemad peavad hakkama vastutama kogu vastutuse rangusega. Selline oli minu seekordne mõtiskus ja monoloog. Aitäh teile vaatamast ja loodame järgmisel nädalal jälle eetris olla. Kõike head!